Tere sõbrad, täna ma räägin teile, kui palju kulub minul igakuiselt raha, et elada Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis. Ma olen nüüd kokku olnud siin 6 kuud või kohe saab 6 kuud täis ja teemegi väikse kokkuvõtte, palju kõik asjad maksavad, palju ma rendi peale kulutan, palju igasugused erinevad arved on, palju on toidupoe arved, muud maksud, võib-olla autorent. Ehk siis nii palju asju, kui ma siin, mille eest ma maksan, nendest ma kõigist räägin. Ja siis võib-olla on selline hea võrdluspoint Eesti hindadega ja võib-olla keegi tahab siia kunagi tulevikus elama tulla, siis saab mõelda selle peale, palju ta peaks arvestama. Käisin nüüd poes ja vaatan, palju mul poes pekki läks. 4 väikest kotitäit asju ja maksma läks 175 dirhamit. Meil on siin põhiliselt 3 poodi, võib-olla 4 poodi. Kus ma siin ligidal saan siis käia, see on Carrefour, Lulu Express, Spinnis ja Viva. Viva on nagu meil nagu Lidl, aga sealt ei ole nagu väga mitte sittegi osta, nagu meil ka Lidlis pole väga mitte sittegi osta. Siis ma käin Carrefouris, aga põhiasjad siis palju maksavad, et seal tuleks mingi pilt ette. 30 muna, 19 dirhamit, 2 kilo kanafileed, 31 dirhamit, 2 kilo full fat jogurtit, 5 dirhamit. Karehelbed kilo on tavaliselt siis 10 dirhamit umbes niimoodi. Banaani kilo hind on tavaliselt 6,80. 3 kilo mingi kartulit oli 8 dirhamit, 8,35. Need kõik asjad on sooduspakkumisena ostetud siis. Tavaliselt sa ikkagi maksad mingi, ma arvan, 20-30% rohkem, kui nad ei ole soodukaga. Ja ma ei tea, sellega ma peaks saama umbes 4 päeva vabalt läbi, ehk siis päeva peale see on, ei ole sittegi. Toiduvalik muidu poes ütleme on pigem sitt, kui võrrelda Eestiga. Piimatooteid väga ei ole, liha ka pigem mitte, värsked juurviljad, sellised asjad nagu on, aga siis on jälle mega kallid. Saiakesi, torte, kooke, sellised asju, mida saab Selverist peale 950%-ga, eks ei ole mitte midagi üldse. Või kui on, siis on mingid ei ole, üldse ei ole. Majutus, rendihinnad, igasugused arved. See oleneb hästi sellest, mis piirkonnas sa Abu Dhabis elad. Abu Dhabi mingi osa on maismaal ja siis suurem osa jääb saartele. Siin on üle 200 saare ja need kõik saared on oma vahel ühendatud. Mina elan sellisel saarel nagu Yas Island. See on justkui võrdlemisi natukene kallim, kui minna siit natukene kaugemale veel edasi, mis jääb siis rohkem maismaale, kas Al-Bahja või Khalifa City või Masdar City või Shahama. Kui jälle minna rohkem linna poole, kus on Al-Reem Island, Saadiyat Island, Khalifa City, siis seal on jälle võib-olla natukene veel kallim. See jälle oleneb. Aga kõik sellised stuudiokorterid, mis on siin piirkonnas, ehk siis Yas Island, Al-Rahma Beach, Masdar City, kõik need jäävad tegelikult siia ligidale, siis siin võib arvestada 36 kuni 40 000 dirhamit aastas. Ja siin on enamus kõik on kas aastased lepingud, sa maksad kohe aasta ette või siis on 2 makset, võib-olla 3, harva saad 4 maksega. Ja mida vähem makseid sa teed, seda odavamalt sa saad. Mina maksin 40 000. Ja üldiselt kõik need korterid on siin tühjad. Mul oli ainult pliit oli olemas, kõik muud asjad pidin ise ostma. Siis sa veel maksad 2000 dirhamit on tavaliselt, mis läheb security deposit ja maakleril samamoodi 2000 dirhamit. Nüüd selleks, et saada korterisse elekter ja vesi sisse, sa pead maksma 1000 dirhamit depositit ja igakuiselt ma maksan umbes 150 kuni 300 dirhamit kommunaale. Siis seal ongi siis vesi, elekter ja siis lähevad siia mingid hooldustasud, sellepärast, et siin on üks bassein on, jõusaal on, nende asjade pärast peab natuke rohkem maksma. Kui sul neid ei ole, siis sul tuleb kindlasti see arve väiksem. Suurem osa majades on, nii nagu ma olen aru saanud, on see AC, on elektriarve sees, ma pean selle eest eraldi maksma, sinna pean samamoodi 2000 dirhamit enne depositi maksma ja siis
igakuiselt tulevad sulle arved. Need võivad, praegu mul AC ei tööta, sellepärast, et seda ei ole vaja, aga suvel need arved pidid päris korralikud olema, mingi 300-400 dirhamit vähemalt. Internet on pigem siin kallim, kui sa maksad kohe terve aasta ette ära, siis sa saad kõvasti soodsamalt. Ja nii ma maksingi, kui kodune wifi on 2500 dirhamit, mis on siis 200 umbes kuus, ja telo internet 30 gigabaiti kuus oli 1500 dirhamit, ehk siis 125 dirhamit kuus. Need on siis sellised basic must-have asjad, arved. Abu Dhabis sa ei saa ilma autota väga hakkama. Saad, aga siis sa kulutadki nii palju aega bussisõidule või sõidad taksoga, oleneb mul kuidagi, kus sul töökoht on, aga autot oleks ikkagi vaja ja auto rentimine on suhteliselt kerge läbi äpi. Valid auto, toovad sulle kohale, sinna ei pidanud mingit security depositit maksma õnneks ja autorent on minul 6800 dirhamit. Kütus on justkui odav, paagitäie ma saan 100 dirhamiga täiseks, siis 25 eurot umbes. Oleneb jälle, kui palju sa muidugi sõidad, aga 2 korda vähemalt kuus tangin. Söögi peale pigem läheb rohkem, aga ma arvutasin praegu kokku 1200 dirhamit kuus. No ma ei usu, et ma nii odavalt hakkama saan, eriti veel kui väljas kuskil söömas käia, siis see läheb kindlasti suuremaks see summa. Juuksur on siin õnneks hästi hea, odav ja hästi teevad, kus ma maksan, ma käin mingi 2-3, võib-olla 4 korda kuus, pigem mitte, pigem 3 siis. Ja 40 eurot on kord koos habemega, 120 dirhamit kuus. Viimane asi, mille eest ma siis maksan, on jõusali kuukaart, mis on ka aastane leping ja ma maksan 250 dirhamit kuus praegu selle eest. Kui ma kõik need asjad nüüd siin kokku liitsin, siis ma sain 1950 eurot igakuiselt siis. Muidugi, kui sa nüüd kuskil väljas käid, väljas söömas käid, shoppamas, siis see summa on kõvasti suurem, aga vähemalt 2000 kanti see jääb. Praegu tuli veel meelde, et näiteks kui sa siia tuled, siis kui sul on Euroopa Liidu load, siis on sul kerge, siis sa pead need lihtsalt ümber vahetama, see maksis samamoodi 800 dirhamit, eks peaaegu 220 eurot. Taksoga siin sõita on tegelikult vist justkui soodne. Ma mäletan, kui ma ühte tiiru pidin kogu aeg sõitma, see oli mingi 30 kilomeetrit, siis ma arvan, see maksis 16 või 18 eurot. Uber on siin kõvasti kallim, ei tea miks. Väljas söömine, jälle oleneb, kuhu sa sööma näed. Kiirtoit pigem on suht sama hinnaga, ma ütleks. Nüüd, kui Dubais elada, siis ma arvan, et mingi 3 kilo kindlasti pead arvestama, sest seal on juba rendihinnad on nii kõrged, et stuudiokorterid sa kindlasti alla, ma ei tea, 5000 ei saa mingis normaalses piirkonnas, võib-olla isegi rohkem. 1800 dirhamit siis saab sellise pilli Toyota Yaris. 1.5 pena. Paugupill. Tümmaga ja jõusaal on siis siin Jasmoolis, pärast näidan ka, kuidas sinna saab. Selline jõusaal siis 250 dirhami eest. Ei ole väga suur, aga põhimõtteliselt kõik asjad on olemas. Ainuke asi, mida ei ole, on hack squat. See on nagu jama. Aga hammer strength ja Prime'i equipment on. Prime on ülikõvam, pole mitte kusagil saanud veel enne proovida. Siidas kallis ka. Hantlid on 50-ni, mis on jällegi selline miinus. Aga muidu kärab küll praegu.